Tegu on meil siis paarismajaga, mis asub Tupik tänaval. Vaatame kõigepealt aia üle, et maja on ikkagi võrdlemisi heas seisukorras ja valmis koheseks sissekolimiseks. Et nagu siit näha on all on meil niisugune trass üleval rõdu. Hoovis on ka meil 2 abijoonet ning mis on ka plussiks on see, et meil on siin igasugused õunapuud olemas, marjapõõsad, punased sõstrad, mustad sõstrad ja ka ürdipeenrad omaniku sõnul, et mis iganes siis ka tähendab. Siin on meil siis see teine rajatis nii-öelda. Aiapind kokku on kuskil ümmarguselt 400 ruutmeetrit, mida saate siis kasutada. Ja siin on siis otse näete kööki ja niisugune teine terrass. Nii lähme piilume ka siis sisse. Klaasitud niisugune tuulekoda. Enne sisseminekut vaatame ka tehnoruume. Maja köötakse siis gaasiga. Ja siis on niisugune tehnoruum, kus on erinevad küttesüsteemid ja muud asjad, mida saate siin hoiustada. Oleme siis jõudnud sisse ja vaatame, millega täpsemalt tegu on. Esimesel korrusel on meil siis niisugune avatud suurem köök ning elutuba. Köögimööbel on kuskil aastast 2007, julgen öelda. Tehnikat on vahepeal vahetatud. Proovime tule põlema panna. Vaatame, kuidas siin see olukord on. Vot selline. Köögist saame siis minna elutuppa. Kusjuures see korter, või mitte korter, vaid see paarismaja on hästi maitsekalt sisustatud, et igal pool on näha nagu niisugust väikest niši, kui me vaatame mööbli osas ja niimoodi, et kindlasti teil on huvi, et kuidas see mööbliga siis on, et kõik on kokkuleppeline, et kindlasti omanik on midagi nõus kaasa andma, võib-olla midagi võtab endaga kaasa. Samuti on meil siis ka siin elutoas kamin, mis ei ole meil soojust salvestav, pigem on siis tegu ikkagi dekoratiivse kaminaga. Aga mingit soojust ta küttes ikkagi õhkab. Mis siis veel, et esimesel korrusel on meil igal pool põrandaküte ja teisel korrusel on meil küte lahendatud radiaatorite näol. Samuti on meil ka niisugune WC kohta päris suur WC, et tegelikult siin on ka väike panipaik nurgas, vaatame ka seda, et kuhu saab panna tolmuimejad või mis iganes. Natuke pime on, aga loodan, et saate aru, millega tegu on. Nii, aga lähme vaatame siis teisele korrusele. Mis veel, et ventilatsioon on lahendatud siin siis fresh klappide näol. Igas toas on meil fresh klapid ja kuna tegu on nagu puitmajaga, siis see maja nagu iseenesest ka nagu hingab, et nagu ventilatsiooni probleeme pole kunagi olnud. Ja mis on veel hästi nagu huvitav lahendus ja mugav lahendus selle paarismaja puhul on see, et meil on tsentraalne tolmuimeja. See tähendab seda, et meil on ülemisel ning alumisel korrusel on niisugune tolmuimeja luuk, kus te saate panna selle nüüd otsa sisse ja sealt saate siis mugavalt tubasi koristada. Nii, liigume trepist üles ja vaatame, mis on teisel korrusel. Väike niisugune trepihall ja vaatame siis kõigepealt magamistuppa. Jah, et siin ka nagu kujunduse poolest ja üldse praktilises mõttes on hästi lahendatud, et päris mahukas sisse ehitatud kapp ja mis mulle endale meeldis oli see sein, see tagumine sein siin taga. Nii et see on nagu, ma ei mäleta, mis värv see oli, kas ta oli mingi struktuur, betoon, ma ei tea, aga hästi lahedalt lahendatud, et saame selle välja uurida täpselt, kui kellelgi on huvi selle värvivaliku kohta. Magamistoast siis pääseb ka rõdule ning magamistuba on niisuguse täitsa paraja suurusega. Karu on ka pildi peale veel või video peale tooli peal istuma jäänud.
me vaatame siis edasi, et mida veel pakutakse. Siin on meil siis lastetuba vaatega sisehoovi. Siia siis eeldatavasti jääb kogu mööbel sisse. Ja samamoodi on meil ka siis olemas siin mahukas kapp. Lisaks 2 toale on meil ka olemas päris suur vannituba koos vannipesumasinaga ning ka saun. Hea on see, et siin nagu vannitoas ja saunas on olemas aknad, mis annab loomulikku valgust juurde. Vaatame ka sauna. Täitsa sükene ruumikas elektrikeris. Mitte elektrikeris pole ruumikas, vaid saun on siis sükene. Selle objekti kohta päris suur. Ja vaatame ka seda eraldi olevat WC-d, mis näeb välja siis selline. Samuti on siin koridoris hästi lahendatud sükene kapiniš, et nagu sükest hoiustamisruumi on siin piisavalt. See tolmuime, millest ma rääkisin, on nagu see ots siin, et siia panete toru süsse ja hakkab tööle. Teisel korrusel on veel ka siin vannitoas on siis põrandaküte lahendatud elektri näol. Ja eks ta nii ongi. Nii et kui teil tekib selle paarismaja vastu huvi, see olge hea, võtke minuga ühendust. Hinnast ma hetkel teile veel ei julge midagi lubada. Tasub ka arvestada sellega, et tegu oli sihukese üleüldise videoga, et ma võisin eksida mingite väikeste faktidega siin. Aga kui teil on huvi või üldse huvi kinnisvara ostmise müümise kohta, siis võite alati minuga ühendust võtta. Loodan, et oli tore vaatamine ja olge tublid. Aitäh!